8. peatükk. Nilbe leping jõustub. Ei jäänud muud üle. Tuli Moskvasse sõita. Päts seda muidugi teha ei saanud, kuna tema hoidis käes Eestimaa valitsemisohje. Laidoner oli jällegi väga viletsaks jäänud, pidi trepist üles minnes mitu korda puhkama ja kui astmed oli rohkem kui 7, siis ka pisikese uinaku tegema. Tõnissonil oli aga seeva viinaviga. Nii otsustati, et Moskvasse sõidavad Selter, Piip, Eesti saadik Moskvas August Rei ja professor Uluots. Balti jaamas said mehed kokku. Ainult Uluotsa polnud. Oodati ja vaadati närviliselt kella. Viimaks tuli laisal sammul keegi muhameedlane laias lillelises kostüümis. Tuli välja, et see on pidžaamas Uluots. Miks teil pidžaama seljas on? Doktor, hüüatas Ants Piip. Mis? Küsis Uluots. Oi armas aeg, ma ei märganudki. Ta oli väga hajameelne, nagu teaduse mees kunagi. Kõigil läks tuju sandiks. No kuidas me Kremlisse läheme, kui üks mees on pidžaamas, küsis Selter. Minge koju, professor, ja vahetage riideid. Enam ei jõua, hädaldas Piip. Rong väljub kohe. Znajete, ütles viimaks Rei, kes oli Venemaal elanud ja tundis sealseid kombeid. Pohui! Venemaal elas üks luuletaja, kes kandis rinnataskus porgandit. Pjääd! Teised jäid Reid uskuma ja läksid rongi. Kuidagi kõhe on, tunnistas Selter, kui juba kupees istuti. Mul on selline tunne, et nüüd on Eestil ots peal. See on потому, что sõidame Moskvasse ja Venemaale, rääkis Rei. Sünge paik. Täna õnne, et me Leningradi ei lähe. Seal on veel hirmsam. Seal on Vass Kratsanik, kes ajab pljääd mööda uulitseid inimesi taga. Oi pljääd! Ta jõi samovaritäie teed, otsis Sumadanist väikese karmoška ja laulis kurbi laule. Mõne aja pärast jõutigi Moskvasse. Jaamas oli rahvast murdu. Piibult ja Selterilt varastati kohe rahakoti taga. Kes siis oma tengid nii hoiab, riidles Rei. Ta võttis suust keele alt rublalise, ostis mustlaselt sihvkasid ja sõi. Samas trügis Eesti delegatsiooni juurde keegi kasah ja haaras Uluotsa lõllast. Salam aleikum, Jussuf, hüüdis ta. Sina ka siin? Uluots oli jahmunud ega mõistnud sõnagi kosta. Tema kaitseks astus välja Selter. Miks te tüütate meie teadlast, küsis ta. Kes te olete? Mina olen Omar, vastas kasah. Ja see on minu vend Jussuf. Arbuusimüüja, aga mitte mingi teadlane. Me pole 11-5 aastat näinud. Ma mäletan väga hästi. Tal oli just selline halat ning ta osutas Uluotsa pidžaamale. See on härra Uluots, ütles Piip vihaselt. Ole vait, kristlases siga, kuulutas Omar. Jussuf, armas vend, tule, lähme joome teed. Aga kui Uluots siiski tema kutset vastu ei võtnud ja hirmunult Rei selja taha puges, läks kasahil hing täis ning ta karjus. Oled usku reetnud? Ma leian su üles ja teen maa tasa näru. Oled häbistanud meie isa habet. See on, kui tullakse võõrsile pidžaamas, kirus Piip ja vedas Uluotsa Kremlisse. Seal oldi meie meeste vastuvõtuks juba valmis. Stalin ning Molotov lösutasid laiades tugitoolides, Kalinin käis siidis sukkades nende taga ja lehvitas tuult. Esiotsa läks kõik ladusalt. Venelased olid rahul, et nende röövlitemp õnnestus ja käitusid sõbralikult. Nad ei kotsutanud isegi kulmu, kui prillid koju unustanud Uluots oma nimedokumendi asemel marmorist lauale kirjutas. Aga kui allkirja andmise järg Ants Piibuni jõudis, vangutas Molotov pead. Teie olete vist tulnud siia nalja tegema, ütles ta. Miks te tähtsale dokumendile Piip kirjutasite? Kas te tuut ei taha kirjutada? Või sulpsti, ironiseeris ka Stalin. Minu nimi on Piip, ütles kohkunud Eesti riigimees. Kas teie põmm ei ole? Küsis Molotov. Ei, Piip. Aitab naljast, ütles Molotov kuivalt. Siin pole laadaplats. Tõmmake oma piibutamised ja tuudutamised maha ja kirjutage inimese moodi. Piip läks näost punaseks ja kirjutas uuesti Piip. Pljääd, sosistas Rei kohkunult. Härra Jonni Ants, kirjuta mõni teine nimi.
Stalin luges dokumenti, nägi, mida Piip oli teinud ja muigas. Olgu, ütles ta. Hei, siia! Kohe paiskusid uksed valla ning saali ratsutas Budjonnei, alasti ussuuritiigri nahk ümber niuete ja püss käes. Kas ma enne piinata ka tohin, küsis ta. Ärge, karjatas Piip, ma kohe, ning ta võttis sule ja kirjutas. Mustikas. Stalini nägu valgus kohe laia naeru täis. Nii on hea, sõnas ta. Me oleme ju ikka sõbrad olnud. Varsti on armee Eestis. 2 punaväelast pandi Eesti delegatsioonile kohe kohvritesse pakituina kaasa.